Tere tulemast igal juhul meie videot kuulama. Tervist! Täna on imeliselt ilus paksu talvise lumega päev ja me otsustasime, et me võtame selle hetke ja jagame mõningaid mõtteid teiega. Sikke mõnusad külm on ka samas, et nägu on natuke tahkem kui tavaliselt. Aga mis praegu on justkui aktuaalne või millest me oleme rääkinud palju endamisi viimasel ajal ja mis on ka just igapäevaelus aktuaalne ja aktiivne meie väljas, on niisugune sügav endasse laskumine ja oma olemusega ühendumine. Et see on selline tegelikult ju protsess olnud, ma arvan, nii mõndadelgi juba mõnda aega. Ja nüüd see saab päris selgemaks ja järjest selliseks teadlikumaks muutub. Et jääda iseendasse, olla oma tões ja julgeda sellesse jääda, julgeda seda välja öelda ka maailmale, kui vaja, ja julgeda olla meie ise. Et ma arvan, et see ongi selline ärkamise aeg ja selline sügavam ärkamine meie enda jaoks, kus me hakkame nägema päriselt, kes me tegelikult oleme ja lõdvestuma sellesse olemisse. Ma arvan, see enda tõe nagu järgimine ja elamine ja mitte nagu enda ära müümine. See oligi see, mis me tahtsime rääkida. Me sõitsime ja siis see tuli kuidagi siukse suure laengu ja välgatusena, et et me peame nüüd panema kaamera käima ja jagama seda teile ka. See tuli, sul hästi tugevalt. Erik on meil see alati, kes on parem selle videosse, et kui me nagu räägime midagi. Et mina rohkem mõtlen, et kuidagi olen siuke vist rohkem nagu endamisi mõtleja, aga õnneks meil on Erik, kes nagu võtab selle kaamera ja ütleb, et räägime nüüd siia ka, et siis teised saavad ka osa ja see on täiesti okei, et me jagame, et siis need inimesed, kes kuulevad ja kes sellega haakuvad, see on nii toetav ja nii oluline, et me nagu üksteist kuuleme ja vahet pole isegi, kui kõikide tõed meiega ei haaku sõna-sõnalt või mõttelt või aga see, et keegi väljendab ja räägib oma tõde, seda, mida ta tunneb enda sees päriselt, on nii eluliselt oluline praegu. Et see ei olegi kas õige või vale, kas ma ütlesin midagi õiget või valet või kas see on ka sinu tõde või mitte, vaid see point, see mõte, et me julgeme jagada, julgeme rääkida ja just see, mis ma rääkisin autos on ju, et kui me jääme nagu enda tõele, julgeme jääda kindlaks, siis see võib tuua üles väga palju erinevaid tundeid, emotsioone ja ka väliseid olukordi. Ja nüüd, kui me oleme otsustanud, et me jääme enda tõele kindlaks, me oleme otsustanud. Siis me julgeme, see on väga oluline koht, me julgeme vastu võtta kõik, mida see endaga kaasa toob. Ja me jääme siiski kohale ja me ei müü oma tundeid, oma tõde maha, mitte mingis hetkes. Ja kõige mõnusam asi selle juures on see, et kui me seda teeme ja me jääme enda tõe juurde, siis universum on alati meie selja taga, eriti toetamas. Alati ja see on see tee, mida sa tulid siia käima ja et see on see,
kuskilt hakkad oma tõde müüma või lähed nagu kõrval tänavatesse uitama, keegi ütleb sulle, et see on vale, mis sa tunned, see on vale, mis sa mõtled, tule, ma räägin sulle, kuidas päriselt on. Ja kui sa lähed nendesse tänavatesse kaasa looklema, siis see on tegelikult mina ütleks isegi, et see on selles mõttes nagu mingist tasandist ära, et sa valesti aru, aga see on nagu ohtlik ka. Selles mõttes, et see võib olla, et see on nii ebameeldiv kogemus su jaoks, sest see ei ole sinu jaoks loomulik koht, kus olla. See ei ole sinu jaoks loomulik voog, kus voolata. Ma kirjeldan võib-olla seda, et kuidas seda ära tunda, sest et vana maailm, milles enamus meist, kes nüüd on nii-öelda suured, on üles kasvanud, töötaski mõnes mõttes selle baasil, et inimesed ei enamjaolt, ja ma arvan, siiamaani enamus inimesi ei julge veel oma tões elada päriselt. Ja et kuidas ära tunda seda, kuidas need mängud siis käivad, need energiamängud. Et tihti on see, et kuidas sind endas nagu kahtlema pannakse, nagu õõnestatakse sellist sinu enese autoriteeti. Ongi see, et mis sina ka tead mõnes mõttes. Ja teine on see, et sa nagu tead, sa tunned, mis on õige selles hetkes siin ja sul on need jah või ei, et sisemine kompass töötab kõik hästi. Kuidas sinu sisemine kompass nüüd segadusse ajada erinevate segavate magnetväljadega, mis mõned teised sulle saata võivad, kes ka oma tões ei ela ja ei usu ja teenivad mõnda nii-öelda võõrast isandat või autoriteeti, mõnda egregori või pendlit nii-öelda. Et siis nad tihti lubavad sulle või ütlevad, et anna oma praegune tõde ära, oma praegune hea tunne või usaldus millegi suurema vastu, eks, et sa saad kunagi tulevikus kasu, kui sa oma praeguse ära ohverdad nii-öelda. Et mine siit hetkest ära ja mine siia nagu, et anna see, nagu saatan tuleb ja ütleb, et anna see mulle siia, see valgus ja kohalolu ja Jumal, mis sul on. Mine arva, et sinul ei ole seda praegu. Mine siia laburinti teele, siia rattasse, kus sa annad selle praeguse ära, selle õuna, mis sul täna on siin ja praegu. Ja ma ütlen siia kõrvaliselt väikeseks lisanoodiks, et saatan, siis me ei mõtle nagu sellist saatan, et nagu võib-olla enamus mõtlevad, et mingi kuri sarvedega sabaga käib ja vintsutab, vaid see on nagu selline raskem energiatüüp. See on nagu energia. 2 hunti meie sees indiaanlased ütlevad, valge ja must, kumb võidab, see võidab, keda sa toidad. See ei ole nagu õige või vale ka või paha või hea, see on lihtsalt üks tüüp energiat, üks energiavorm. Jah, me kirjeldame praegu duaalset maailma, me oleme muidu sellised terviklikkuse õpetajad ja me ei tee maha kumbagi, aga me ütleme, et see sinu olemus, see päris olemus, et seda ei tasu maha müüa ja minna sinna rattasse üldse, et sa hakkad eristama hea või halb, õige või vale, vaid et sa oledki nii-öelda endas kohal, usaldad loojat läbi enda, Jumalat enda sees, et sina tead, mis sul on parim ja keegi teine ei tea, sest et sina elad enda sees ja sina tunned neid tundeid, mida sa tunned. Ja sul on oma õigus, oma tõde. Just, ja tegelikult see oma tõde ja oma õigus ja see nagu, see ei ole nagu sellest kohast, et ma lihtsalt nõuan, et minul peab olema minu õigus ja minu tõde ja lükkan kõik teised nagu, see ei ole üldse see koht. Ja see tegelikult, kui sa selle oma tõelise tunnetusega oled, siis see on väga suur töö. See on väga suur sisemine töö. Ja see on selline hästi arendav protsess, et sa tegelikult muutud aina sügavamaks ja järjest vähem tunned, et sul on väliselt üldse vaja midagi teha. Et sa järjest enam õpid nagu seespool töötama, aga samas sa tunned üha selgemalt ära ka need kohad, kus sul on väliselt vaja öelda vahepeal, kus sa julged olla sina ise ja öelda, et siin on nüüd ei, seda ma ei soovi. Ei, ma ei tunne seda. Mina tunnen, et ta. Mina ei soovi, et ta. Ma ei näe, et siin kohal oleks mõistlik ta. Et see on nagu sinu enda ruum, et sa ei pea kellegi teise ruumi tungima selle jaoks, et sa ütled, ei, okei,
et noh, let's agree to disagree, et sinul võib sinu tõde olla ja ela siis seda, aga mina, et sa ei lase teisi enda välja nii-öelda meelevaldselt sind ümber veenma, et miks see kellelgi peaks huvi olema sind ümber nii-öelda veenda või oma tõest veendumusest ära tõmmata, et sul on ju see jumalik või jumala inimlik õigus oma arvamusvabadusele, usuvabadusele, sõnavabadusele. Et kui sa kellelegi liiga ei tee, siis sul on alati õigus seda nagu, et noh, jah, okei, mina arvan ja usun seda. Teised võivad arvata, aga mina arvan seda. Et kui keegi hakkab sind sellest nagu välja kiskuma ja proovima sind manipuleerida läbi selle, et siis sa oled kas loll või kuidagi või nagu, nagu läbi hirmu tõmmata sind ära sellest oma tõest. Et siis ongi, et noh, sorry, et noh, sul on oma arvamus, aga see, et sa jääd ikkagi endasse kohale, enda tõesse ja vahet ei ole, mis väline ütleb. Isegi kui kõik sinule kallid inimesed, keda sa oled usaldanud, testivad sind või mingid energiat läbi nende mingi hetk. Sest et temad võib-olla on selles mingites suuremates süsteemides või ekregorides nagu sees, et nad ei julge veel oma tões elada. Nad vajavad, et sina oleksid oma tões, et nad saaksid ka selle sammu teha. Et sellepärast on oluline see julgus seista või siis ma ütlen vahenoodiks või nende tõde tegelikult ongi hetkel sind testida või ongi neil teine tõde. Anda sulle selline intensiivne energia, sest sina oled oma olemuselt valmis seda energiat transformeerima ja tema peabki olema sellise intensiivsusega sinu elus ja istuma sul näos ja ütlema midagi sulle kogu aeg, mis sulle ei meeldi. Senikaua, kuni sa tõused, senikaua, kuni sa võtad vastu, võib-olla sa ei ole julgenud enda ees seista, võib-olla sa oled lasknud omale 1 568 korda pähe istuda ja nüüd sa tunned, et kui kaua veel ja sa enam ei soovi, sinu tõde on see, et nüüd on siin nagu ei. Ja tegelikult, mida ma tahtsin teiega jagada, ma otsustasin, ma ikkagi jagan, et oma sellest unenäost ja miks me niimoodi teeme. Jagan, jah? Et ma nägin juba jupp aega tagasi sellist unenägu, mul on hästi huvitavad unenäod alati ja tihti nagu enamasti, ma arvan, et kui mitte enamasti, siis ma lihtsalt ei saa alati aru, aga need on enamasti väga suure sõnumiga. Ja ma nägin üks unes, et niimoodi, et ma olin mingis pisikeses ruumis, mingi siuke nagu sauna eesruum ja rääkisin juttu. Seal oli nagu veel mu ümber inimesega minu vastas, kohe nagu üle tee, kohe minu ees niimoodi teise pingi peal istus üks meesterahvas. Tema ei ole üldse oluline, kes see oli, aga ta rääkis midagi mulle, hästi intensiivselt selgitas ja üritas mulle midagi selgeks teha. Ja ma unenäos tundsin, et mulle nagu ei meeldi see, mida ta mulle räägib. Ja see kuidagi oli see tuli nagu liiga intensiivselt ja see ei olnud üldse see, mis ma tahtsin. Ja siis ma panin niimoodi käe ette, näitan ilma kindlata. Mida sa tunned, kui ma hoian niimoodi kätt? Minu jaoks on see hästi võimas praktika. Ja ma panin niimoodi talle käe ette ja ta hakkas nagu, rääkis edasi ja hakkas kohkuma ja ta ei saanud enam mulle seda oma juttu edasi rääkida ja ta pehmenes ja lõdvestus ja meil ei olnud nagu tegelikult enam midagi rääkida. Ja ta oli nagu, ta oli sunnitud seesama jutt, seesama energia, mida ta üritas mulle edasi anda, nii intensiivselt selgitades, ma ei võtnud vastu ja mis siis juhtub? See tuleb sulle endale tagasi. Nagu peegel, kui sa kaitsed oma välja. Okei, see on natuke see ärataja, et see nagu see tuleb sulle endale vastu. Mida ma räägin? Tegelikult ei olegi, selles mõttes, et vahel kui me oleme mingis kohas, siis me ei märka, mida me tegelikult teisele selgeks teha tahame. Kui intensiivse energiaga me justkui nagu peale lendame. Kui teine oskab öelda ei, siis me peamegi ise endale otsa vaatama. Ja just proovi seda praktikat teha niimoodi. See praktikas me räägime kindlasti ka oma koolitustel ja
erinevatest praktikatest, erinevatest, aga see on nagu üks selline, mis on väga võimas. Et proovi, kui sa nüüd nagu oled niimoodi enda ruumis ja paned selle käe niimoodi endale ette ja vaatad oma kätt. Sa võid korraks nagu sellisena, et sa vaatad seda kätt ja tunneta, mis tegelikult energeetiliselt sinuga juhtub. Mina tunnen, et mind tõmbab tere bosse, on üks kutsuv meil tuli, et see nagu tõmbab mind sellisesse kohalolusse ja siia enda ruumi. Ma nagu hakkan tajuma seda saab kasutada muidugi sellistes intensiivsetes olukordades, on ju. Et siis sa nagu hakkad, kui sa oled nagu ära natuke kuskile läinud, et sa hakkad tundma lihtsalt enda välja. Ja samas sul on blokeering ees, energeetiline blokeering teisele ja sa saad olla iseendaga ühenduda tagasi. Ja mingi hetk tegelikult sul ei ole seda kätt enam vaja, vaid sul on nagu energeetiliselt see käsi olemas kogu aeg. Saad aru, et sa oled nagu oma ruumis kogu aeg, aga sa ei pea kasutama seda kätt enam. See on selline praktika, mida siuke nagu väike võti, mille ma siis unenäos sain. Et kus me saame seda harjutada, kui meil on see koht, et me vajame seda rohkem enesekehtestamist, piiride seadmist. Meil on vaja enda ruumis iseennast jälle üles leida. Ja see on täiesti okei, kui sa oled mingisuguses olukorras, kus sul on kas või võõrad inimesed ümber ja sa kasutad seda. Keegi ajab sulle mingit häma või tunneb, nagu ajab sulle mingit peale, sulle, sorry, ei, ma ei taha. Nagu, isegi kui sa... Tehakse talk to the hand, eks? Mõnes mõttes. Ja. Isegi kui sa ei pea olema, see ei ole üldse, ma ütlen kohe, see pole üldse ülbe. Selles mõttes, et see ei ole selline ülbe praktika, et see on nagu sinu enda jaoks. Et sa alati saad teistega nagu edasi rääkida ja rahumeelselt, aga sa võid nagu proovida, et kui on nii intensiivne, et sa ei tea isegi enam mida öelda, siis ütled oodake korra ja siis lubad endal nagu tulla tagasi endasse ja siis saad jätkata ja jätkata olles in alignment nagu joondunud enda tõega, siis sul on jälle hea edasi rääkida või mis iganes olukorras sa oled, on ju, või öelda millegile ei, mida sa ei soovi või jaa, mida sa soovid, mis iganes. Et leiame jälle selle tõese kontakti enda olemusega. Ja. Hindu piltidel on ka, et Shivad ja Ganeshad istuvad niimoodi, eks. Ja see võib olla ka, et parem käsi on nagu see, et sa õnnistad ja nagu saadad, annad energiat nagu aktiivselt nagu siis, et või kiirgad. Ja samas võib olla siuke peegel, et saad seda kasutada millegi tahad. Minul enne tuli siuke tahab ka pilti saada. Kas te näete? Kas te ei näe? Näevad küll. Seda võiks siis loomadega, kui nad tulevad alati niimoodi, siis mul läheb käsi nii, aga peaks rohkem. Võid selle piiri ette panema. Nad on nii armsad, nad tahavad lihtsalt mürada. Mina tahtsin vahepeal rääkida veel aktsepteerimisest, et võib-olla sa oled ise selles ebakindlas kohas, kus sa tunned ennast sees ebakindlalt ja et selleks, et sa nagu saaksid paremasse tundesse, kindlamasse tundesse, peaksid sa kellegile midagi selgeks tegema. Kõik on hästi. Ja ma vaatsin, kas meil see Peepi monitor on. On. Et siis, miks sa peaksid kellegile midagi selgeks tegema? Võta, et sul on oma tõde, tal on oma tõde, et sa ei pea kellegi teist nagu ümber rääkima ja keegi teine ei pea sind ümber rääkima. Et lihtsalt aktsepteeri teiste tõdesid, et võib-olla selleks, et sa näed, tajusid, said telepaatiliselt enne sõnumi. Et ma olen vaatan korra Eerik rääkis. Jah, tule siis ruttu tagasi, kui ei, siis ma tõmban otsa kokku. Ja ühesõnaga, et see aktsepteerimise kingitus palun sulle siin. Aktsepteeri kõike, mis on ja mis sa näed, et kui sa lähed võitlusse, siis sa ei ole enda väes, sa oled endast väljas, sa oled endast välja läinud nii-öelda ja sahmid seal välistes ratastes. Ei usu tegelikult enda väesse. Ja kui sa oled enda keskmes, enda sees, siis sa tead, et see väline on mõnes mõttes peegeldus ja indikaator millestki või millegile, mis toimub sinu sees.
et sa saaksid jõuda suuremasse rahusse, harmooniasse, ühtsusesse enda sees. Vot see on see väline, mis sa näed. Ja kui väline tuleb väga intensiivselt sulle nagu midagi peale panema või ajama või sind oma tõest või keskmist välja proovib sikutada, siis sa võid alati nagu see, et sa ei mõista teda hukka, ei anna sellele hinnangut sellele välisele, vaid tead, et see väline on neutraalne ja aktsepteerid seda ja aktsepteerid kõike, mis on. Mõnes mõttes sa oled selle kõigega, oledki seotud. Näe, tulidki kõik koos. Nii tore, meil käib kõik niimoodi telepaatiliselt. Ma just tahtsin öelda, et ema tunneb ära, kui laps ärkas üles ja siis hakkab ka, kus kas ikka töötab? Kas ikka töötab? Tegelikult sisemine hääl töötas paremini. Jah. Ilusti vaatas seal ringi, nii et me lähme nüüd tuppa temaga. Ja aitäh teile, et vaatasite ja kuulate ja jälgite. Kes siiamaani vastu pidas. Ma arvan, et pidasid, see on nagu neile, kellele see on vajalik, väga oluline ja suur info. Ja meil on palju ägedat jagada. Tulge meie koolitustele, kellel on suurem teema, mingi pundar elus, tahate aitame teil seda lahendada, siis tulge meie nii-öelda seansile, tervendusseansile, ka kaugseansse võimalik siis meie käest tellida või lugemisi või siis reklaamiks, eks. Aga aitäh, et sa tulid ja kõik on hästi. Ja õnnistused sulle su tee peale. Tšau!